meie teatriõhtule, selle hooaja viimasele. Teatriõhtu on 3 osas. Esimene osa on 5.–6. klassi näiteringi lavastus 7. Näidend on kirjutatud Andrus Kiviräki poolt ja lavastatud Charlize Vihmapusa-Tsoberi poolt. Etendus kestab umbes 35 minutit ja siis saab minna kohvikusse ja siis tulla tagasi järgmise osa jaoks. Jah, tegemist on minu esimese näiteringi lavastusega. Loodan, et ei ole.
üks vihma oleks kadunud. Limukas on kadunud, ma püüan ta kinni. Ära tee, ta tuli. Rumal inimene, ega siis limukat ei saa vabalt roogu jätta. Tuleb öösel tiivsule minna võsa. Ma eks püüaks, kui tahab. Mine sina kööki. Miks? Et limukas ei kardaks. Mina kaitsen liimaid taha ja valitsen siin. Limukas arvab, et tuba on tühi ja room lagedale. Vilma! Ole kuss, mine kööki, ära sega. Küll on sinuga häda. Olgu varitse siis. Vanaema. Vanaema. Ei ole toas. Pole kodus või? Ei tea, ka lihtsalt kompooli läinud. Vaata, see ongi minu vanaema korter. Kas sa arvad, et proua Kohvile meeldib see? Roos, armas, ma usun küll. Istu, mis sa seisad, diivan on siin. Küll sa oled armas. Oh, seda hoopis sina oled. Kirss, ma tahaksin päeval otsa magada, et sind unes näha õun. Sina oled... Valge klaar. Rüüsrasked ilusasti jääda, ütle midagi. Visioonid. See on ka ilus. Jürnõun. Ja Antonovka. see on meeldib. Anna andeks, Pirsik, ma ütlen sulle enam kunagi Antonovka. Kuule, Johannes. Aga kui su vanaema ei taha järsku minna vanadekodusse? Kuidas ei taha? Ta on hea vanaema. Sa ei kus aru. Kust me muidu raha saaksime? Ja sina, Vaiba Narmake, tahad sõita Hawaii saartele. Me tahame sõita pulmareisile. Ja Hawaii saared. Sa mõtle, milline seiklus. Ära räägi. Oi, milline seiklus. See on kindlasti imelisi asju. Ah, Hervekene. Imelisi asju. Iga päev mitu tükki. See silmkap. Oh, jah, ei tasu rääkidagi. Sinul on siin muidugi väga põnev. Väga põnev. Näed, sa ei mõista mind üldse. Mis? Oh, ei, öökuni suleke. Ma tegin ainult naisega. Näed, ma pole enam inimese nägugi. Kogu aeg haigutan ja igav olen. Suu on juba välja mänginud nagu akordion. Mul on nii igav. Üks päev läksin öösel välja. Mõtlesin, et keegi tuleb näoga kallale. Ei tulnud keegi. Ma peatasin siis ise mehe. Küsisin, näete, kes ma olen? Üksik tütarlaps. Kas ei tahaks mulle kallale tulla? Kuidas? Küsis tema. No, üritaksite noa või käkistaksite peine kuldtraadiga. Mul pole kulda, vastas see lollakas. Vahest lepite mu jope ja käe kõllaga. Kui igav ja vastik. Kui vastik sa mu saiapätsi. Ma pole saiapätsika, ise oled vana sepik. Ma ei taha, et sa mind nimed hüüad. Sa oled sama igav kui kõik teisedki. See Hawaii seit oli minu mõte. Kus sina mind pulmareisile tahtsid viia? Sa tahtsid minna Pirita jõele paadiga sõitma. Ma mõtlesin, on see siis põnev, küsisin mina. Oi, vastasid sa, on küll. Mõnikord jookseb paati mitt. Ma ei tea, mis ma sinuga üldse abiellusin. Ma olen liite minuga otsu. Ma pole otsuga, lõpeta! Ma tahan anda sul hea oleks. Näe, kohe äkki vanaema korteri maha ja sõidame Hawaiile. Siis on meil nii tore. Müü siis ja rute. Mul hakkavad juuksed juba igavusest halliks minema. Küll mina müün lillaks. Selle korteri müün ja kahvi ja tiivi. Mine kohe uksest välja, üks passib diivani taga. Mis see püss käes on? Kuulge, püss ära, kes te olete? Tasa, ka Janil on püss käes veel kiskjat leidnud. Millist kiskjat? Ükskõik millist, mis vahet on? Kuulge, kes te õieti olete? Varas, röövel? Kas see poegi tuleb? Kus sul siin kass on? Mina hüüan nii oma naist. Mis edasi? Et sina oled siis kassi inimene. Ei ole. Mis sa temaga räägid, kallis? Ma tahan teada, kes ta on. Aga kes sa ise oled? Mina olen selle korteri perenaise pojapoeg ja see on minu naine. Sa oled Niina pojapoeg. Kõik sul vanaema on alles hull. Muidugi, päris tobe. Sa peaksid vanadekodusse viima. Õieti mul see plaan just oligi. Väga hea, ja mis korterist saab? Mõtlesin maha müüa. Tore, mina ostan. Mul on see korterit väga tarvis. Vaata, kass. Mina tean Lemuri. Mul on täpselt samasugune korter, aga mul on see väga kitsas. Ja iga hakkab pika peale. Ma saan teist aru. Jah, mis mõnus ja valmis tead, karu on pidanud laual ja metsiga on köögis ja mul enam jahtu, et kurat teab, mis tapa vaja. Mis te nüüd jälle räägite? Kellel on karu laual? Minu. Alati pole see karu. Mõnikord on lõvi, niisugune volakas hunt. Üksikest, aga alati laual. Tuba on ju väike, kuhu ma ta panen? Akna karu ei mahu. Ja metsiga on köögis. Jah, ta mahub sinna parajasti ära. Ükskord läksin ülbeks ja panin sinna elevandi. Aga see oli kuskil raanikausi ära. Nüüd ma olen targem. Praegu on siis teil metssiga. Köögis. Ei, praegu on üks romedar.
kõrval kaamel. vaata, ta on lastud. mine sellest naisest kaugemale, ta on hull. või hull, mina olen hull. mis sa kisad ometi? oi, Johanne! tere, vanaema. näe, see on Roosi, minu abikaasa. tere, tere. vanaema, see naine on hull. muidugi, jumal küll, ausõna. Vilma, näe, pojapoeg tuli külla, küll on tore. jah, vana räim. nüüd pole muudkui pea ees maadekodusse. kuule, mine ma täna, palun. miks ma peaksin vanakodusse? no, me mõtlesime, et sul on siin raske. mitte põrmugi, siin on head kalaveed. me mõtlesime su korteri maha müüa. mulle, ma hakkasin jahti pidama. ma ei luba oma toast säärasesse teha. jahi koridoris, kui tahad. jaht on õilis sport. sa oled tõeline inimene. me ajasime sellised esimeses sadamas maale. kas te olite meremees? ma olin kalus. seilasin kõigil maailma peredel. jah, varsti seilad vanadekodus. mis vanakodu jutt see on, ma ei kavatse kuhugi kolida. nii häid kalaolusid kui siin pole kusagil. mis kalud saavad korteris olla, vanaema? igasugused võivad olla head, aga võivad olla ka õige viletsad. vaata, meil on Roosiga raha vaja. ma annan teile korterist ilusa bussinaha. mina oma kajutist ussinahka ei lase, buss laevastub õnnetus. kas mis asi laevas õnne ka toob? mine koju, Vilma, mul on lapsed külas. ma lähen nüüd bussinaha. kas sa selle järgmisega minu kajutist ära tuled? jutusta. korterist seda bussinaha. aga teie vanemad on oma elava maa. mine kohe koju, ei pea nüüd püsti kusta. turst! Sinimäe on mu peast värissegi. ta on üks hull. muidugi. ta ütles, et tal on karu laua all. no näed, on siis targal inimesel karu laua all. puhta segane. noh jah, aga teie ise lapsed, istu, rääkige. pärast teeme kalasõppi. meie tahame Hawaii'le sõita. jah, ulmareisile. tore, ma olen Hawaii mitu korda käinud. ja on see põnev? siin linnas on küll surm igav. ja ega mulle ka siin eriti ei meeldi. vanasti perel, siis oli teine asi. mina ei oska siin enesega midagi peale hakata. proovi kala püüda. mina ise viitsin iga päev. oleks kompanjon, sõidaks vahel avamerele ka. kuule, Hannes, sõidame. ei, me tahame Hawaii'le sõita. Roosil on see igav. oh jaa, see Hawaii, seal oli üks naljakas jõgi voolast tagurpidi. kuidas? tagurpidi, merest allikasse. haaras kaasa laevaotsusid, päevitajaid ja hülgeid ning kandis endaga kuni kadus suure murinaga maa alla. oi, see oli just. sina küll Hawaii'd päevitama ei tohi hakata. hakkan küll, see on põnev, risk, see on ilus. tule hoidle. vanaema, kuule mind. no räägi, ma kuulan. hea minust me tahtsime ulmareisiks Hawaii'le sõita. seda ma juba kuulsin. aga meil pole raha. ja siis me mõtlesime, et kui müüks mingi korteri maha. no, ära sa olnud, millal sul seda vaja on? sa võid vanakodus elada. oleksid sa nõus, meil on ostja olemas. ja see või. mõtlen, mina ussinahka oma kajutisse ei lase. meil üks mees tõi. samal öösel põles laev maani maha. tormiga, saad aru, laes polnud ühtegi kuiva kohta. ankrust võis vett välja väänata, aga ussinaha vastu vesi ei saanud. isegi mere panin näru põlema. vanaema, ega me su korterit sellele segasele ei müü. meil on hoopis teine ostja. tema käest saame just nii palju, et Hawaii'le sõita. Hawaii'le? siin võib kas või minu paariga sõita. tahad, sõidame kohe. Roosika, kas sa ma lähed? lähen. ei, las ma lähen ise, ma panen suppi käima. vanaema, ma tahan sinuga rääkida. no räägi, ma kuulan. ma tahan rääkida vanakodust. mina ei oska siin küll sõna sekka öelda, aga üks jutusta. vaata, vanakodu. ei saa, seal on mais. kus? vanakodus või? võib-olla ka seal, aga minu akna on kindlasti. akna taga tänaval. nojah, selle akna taga. vaata, et siin kanniga seha. vanaema, sa mõnitad mind. kus ma siis mõnitan, ma hoiatan sind. nojah, näe, seal ongi üks liha võtta. oi, ma olen teine kord nendega lahti. vanaema, sa elad 7. korrusel. õigus 600 ja 800 vahel. siis kuidas saab sinu akna taga hai olla? see toetus aknalaua peale, ta tundis lihalõhna ja tuli. haiuna ega lav. hea küll, vanaema, mine kööki, tee meile üks. õigus, hakkame sööma. olge siis ilusasti kahekesi ja ärge akna ligi minge. mis sa kööki saatsid? mis mõttega ma temaga räägin, ta on ju hull. mis siis saab? kas me ei sõida Hawaii'le? kallis, muidugi sõidame, küll mina asjad joon peale. me oleme oma juttudega päris sassi ajanud. mis sul on? ma näen viirastusi. inimesed käivad, kajakad lendavad. noh, siin ei saa ju haisid olla. muidugi ei saa. ma arvasin midagi viga. harrastaja, kes võis arvata, et vanaema nii segi ajab? oh, aga ära sina muretsema hoolitsusest. ma tahan Hawaii'le, ma tahan seiklusi. sa saad seiklusi ka siis nõuke. kes see oli? ei tea, bussinaha tüüp.
see on juba hull. Sisse. Tervist. Tee juba kohal. Aeg tiksub, minut maksab. Astume ka edasi. Siin see kontor ongi. Käega. Päris palju põradapinda, eks? Pole hullu. Türoodub see küll. Saab. Saab küll. Nojah, türoodub see küll. See on kapp. Kamm. See on diivan. Diivan. See on aken. Aken. Ärge parem seal toetuge. Miks? Pesemata. Ei, just see, pestud. Aga ei maksa toetada palju kiivis. Mis? Mõni viskab solki kaela või? Tule palun aknast eemale. Mis on? Olete päris närvis see päev. Mis selle aknaga lahti on? Ka mina ka ei tea, ärge küsi. Hannes. No andke andeks, ma küsin, näete isegi. Ärge papistage, ma võtan selle korteri. Kui tore, et ma olen Jah, eluaeg. korter pole paha. Muidugi tuleb remont teha. Mul on mehe olemas. Minu heaks töötatakse. Miks? Ei tea. Ma maksan hästi. Mul on seda mõdi. Noh, näe, siiamaani. Selline näi. Muidugi. Siia on büroo. Pane lauakeelt. Mis see? Haid? Kuidas sai? Sain ta haid. Kuidas sa said haid? Näed, mis viga? Teavad, et nägin haid. Ma ei arva, mida te nägite. Küllap huvi või vanast. Kas te olete haige? Vist küll, ärge pange näe. Ma ei saa aru, kuidas te võite üldse sellisele mõttele tulla, et mina näen 7. korrusasudega haige olevat. Kas te tahate mu üle irvitada? Ärge nüüd pahandage, ma vist nägin, selle pärast küsin. Te ütlete mulle, te julgete mulle öelda, et teie nägite minu tulevase büroo aknadega haige olevat. Kas te tahate, et ma neid kohtusse kaeban? Mis te nüüd parandate? Hannes, istu maha, sina ei räägi. Raago, ärge solvuge. Ta on liialt. Ma ei sali, kui minu üle naerdakse. Ma olen firma juht ja mul on seda, saate aru, siiamaani. Te teete siis siia büroo. Büroo muidugi. See on hea koht büroo jaoks. Vaikne. Vaikne on siin küll. Tänavamüra pole kuulda. Ei ole. Mis see oli? Lasti. Kes laskis? Naaber, arvatavasti. Kas ma kutsun politsei, kelle ta maha lasi? Karu võib olla. Karu. Rääksa kurvides majas on teil karu. Kus? Laual. Ei saa, ma ei saa sellest aru. Ma oskan vahet teha õige ja vale dollari vahel. Ma oskan kõike, ma tean kõike teist paremini, sest ma olen firma juht ja ma olen seda, saate aru, siiamaani. Aga praegu ma ei saa aru. Mina ka ei saa, see on mingi, ei oska seletada. Mul tunnete mõnitate mind. Ma arvan, et ma ei võta teie korterit. Mõnika. Mida ma teen teie korteriga? Need ei saa büroo. Hea küll, teie büroo. Tuleb klient, võtab taskust seda. Tahab maksta äri, saate aru, suur äri. Hea küll, paneb raha lauale ja siis lastakse kõrval taas karu. Mida teeb klient? Ta läheb taas välja ja vurdi teise firmasse. Ükski inimene ei aja äri toas, mille ümbruses tapetakse karusid. Ma ei võta teie korterit. Palun, ärge. Olen. Appi! Mind võetakse tappa! Kas kuule ründas, see on mu odavanne piraka. Oh, jalgalasid. Ei, see puu jaoks üle kalkuks hüütada. Oi, ma olen tema kibedaid lahinguid löönud. Mis oli? Mererönnid. Kes on mererönnid? Missugused mererönnid? Ma ju ütlesin, et puujal, ta on mu vanavanne, kõik alalevad kaitsid teda. Siiamaani ei jätnud rahule, kannab vimma. Kuidas said mereröövid sulle aknad alla, see on ju lill. Puujal ei loes midagi, ta teab, et ma siin elan. Ta tahab mind kiusata, hirmutada. See on ju absurd. Muidugi absurd. Ta ei lähe mulle üldse korda, ma pole ühtegi türa välja. Mina hakkasin just nülgima, kui Popo kuulsin. Hea jah tee. Esimesed Popiga panid pikali. Kas te lasite karu? Dromedari. Selge. No, seal oli ühe küünruga ka. Ol, ma nüüd lähen. Aga äkki pakkumist unustage. Ilus või sina. Mina oma sõnu ei söö. Johannes, sul on külaline. Kes see oli, kes tulistas? Puujal, ka kalkuks hüütud. Ärge puhuge, ma olen firma juht ja mul on seda, saate aru, siiamaani. Ja tapavad ainult just mind, need on koneksimehed. Katkumehed ikka, jube julm inimene. Lõpetage see, ärge pidage nii tolliks. Ma tean kõikidest paremini. Mis te siis üldse pärite? Oh, jageldasin teiega, hakka parem kala püüdma. Kust te siin kala saab püüda maailma? Ikka aknas. Kas te olete rääginud mõnitamisest? Ära
kord sinine, kord must, kord valge. millal meri valge? Siis, kui mõni piimalaev on ümber läinud. Laevakruvi või sealt siukese veevõiks ja siis saab kõhna ja kerge inimene selle peal kõndida. Vaat nii on merega. Meid peaksid tänavat kohtima, tänavates saab kala püüda. aga teie ju püüate. Kui ma kalavat ära tulin ja pensionile jäin, siis ma kolisin siia. Vaat siis, alguses arvasin mina samamoodi, et seal all on tänav. Küll mul oli ka. Aga siis, üks päev ärkan ja vaatan. Meri. ja siis? Kohe lasin käed sisse. kas sul paat ka on? Jaa, see rakku taga. Ma võiks muidugi sellega avamerele suuda sealt püüda, aga üksi pole hakkamist. Oleks kaaslane. Vilma ei tulnud, tema jahime jäänud toomi. kas seal on tõesti karu? laua all? Tal elab toas parajasti, see on, mida ta püttida kavatseb. kus ta selle peab? No kuule, kui Nilme ikka väga tahab mul looma näha, kas saab selle homsest tulemata jääda? Või sina ise, kui sa ikka väga tahaksid, kui sulle meri ikka väga meeldiks, kas sa näed sellist mere asemust, prügist huulitsad seal all? Kas sa ei näe? Vaata, seal võib praegu ilus punane kala. kas näed sukeldus? Näed? hüppa siis pinnale. Ja jälle sukeldus. ilus kala. Kas püüan poisi kinni? Kohe võtsin su lõnge. Või ei, tead mis, kui põrutaksegi avamerele. Me oleme nüüd kahekesi, mis? Kõrutame? Oi jaa, kas ma oleksin hommikul seda arvanud. Haised ära karda, ei näo paati pääse. Ja võrgud on mul juba ammu laevad. ma ei kardagi, sõidame, vesi on praegu nii sinine. Nojah, päike paistab. Tule nüüd, anna käsi. oi, kõigub. Ei, siis pole midagi. Roosi, kuulake. ära muretse, sõidab kalale, tule katsi tagasi. sa kukkud end surnuks, see on 7. korrus. see on veneräppide 7. korrus, aga oi. Kahupiimalukuge vanaema, tule tagasi, sa kukkud end sodiks. õnne, ma eriti. Mis lahti? Memmus merre või? Sügavalt sohiks. Ai, paadi on palju inimesed. Mis teie seal loodus on? minu naine, kuulake, Kirsivann. Nüüd on läbi, nüüd ma olen lesk. Püüan kala. Ei tea, kas seda sööd. Mis sa nutad? Oled sa mees või ei ole? Ei ole. Mis sa siis oled? Lesk. Kus sa lesk oled? Naine lihtsalt õngits. Ei taha midagi puuta, hakkan mulda sööma. Lollakas, tule siia, ära tatista, pole viga midagi. Tule ka lähemale. Nii, püssi oskad lasta? Just. Ma õnnetan. Ma ei tule. Virsik on puu otsas, puu on tiiger. Kuidas tiigrist jagu saada? Vasta! ei tea. Vasta! Tiiger tuleb sinu poole suu ammuli. Mis sa teed? Nutan. Sa nutad juba. Tiiger juba pureb sind. Mis sa teed? Sa saad ära süüa. Vasta! lase. Õige! Tubli poiss. Pea püsti. Siis on nii. Kus sa vahid? Pole siin mingit jõuda. Varsti läheme karujahile. Võta, hoia püssi. Või ei? Aru on sulle veel palju. Keda püüda? Voh, me püüame selle naise kinni. ma protesteerin. Istu jah seal. Sa oled praegu uluk. ma olen firma juht. ma olen seda siiamaani. Teie õel nägu pähe on, nagu oleksid sa pühvel. Ja sina, poiss, nüüd on lähemale. Väga hea. Püss valge. Voh, hea. ei tohi mind sihtida. ma olen haige. mulle tundub, et ma olen mürgitatud. õõtsu. olen ma laevas. Tule, poiss. Ajame jahimehe juttu. Nii, ükskord küttisime Peruusi jäähõmusid. Peruus pole jäähõmusid, jäähõmud elavad Aafrikas. Vaata, see kullapoiss on üks kalamehe jutt. Sinu vanem räägib nii, aga inimene sest lora ei aja. Peruus on jäähõmusid mustmiljon. Sellised hästi karvased ja tigedad. Ainult suurte kogemustega jahimees julgeb neile läheneda. kunagi ei ole kinu vahetanud kohad. Miks? Ühesõnaga, varitsen püss käes jõe kallal. Järsku kuulen vagiinat. Selge see, et jõehobu tuleb. laine järel. Ja tulebki suur jõle kulmud kortsus näha, et väga halvas töös. Tammus jõele tõi juba rõngitsejad ära. Noh, need on ju vaata väga abitud rumalad inimesed. Ei märka mitte midagi, mis siin ümber sünnib. Võtame näiteks sinu vanaema. Ei saa mitte millestki soiti. Ükskord tulen küsin niimoodi ilusasti ja sõbralikult, et kuule, vanasõber, ütle, mis päev täna on? Ei tema teadnud, nagu laps on ta. Aga jõu, mina muidugi jõe. Eks ta oli tõngitsejad kinni keeranud ritmadega tükis, sest tõngitsejad on ritm alati ühes. ilma ridata on ta nagu nahata lehm. Võtame näiteks sinu
minu vanaema. Ta triip ära võtta, vajutab Kirili kortsu nagu tühi piimapakk. Alles ikka talle rühma tagasi anda, hakkab inimese moodi käituma. Vaatni. Ma pole kunagi halvasti. Ma ei öelnud too kord, kui ma sekretäriga purjetamas käisin. Kas oli tuba mitte purjekas? Mis sai jõuhust? Jõuhust? Ei mäleta ju, kuhu ma jõudsin. No ja muidugi õngitsejad. Need on igavesed parasiidid. Näiteks sinu vanaema. Oi, ma ei saa tõesti enam huvitava loo rääkida. Ta on nimelt 4 kõrva. Mis sa hädaldad selle jõehobuga? Siin õngitsejad annaks metsa tagasi. Aga mina muudkui varitsesin. Ja kui sina pead õppima varitsema, võta püss, poodi ma ei taha. Ja teeski nagu jõehobu oleks just tulnud. Silustab, et ma räägin. Mis sina siin vedeled? Tahad ka jahimeheks saada? Mul on väga halvas maamega. Jah, ma olen valaskesed merd. Sina valva ja ära lase ennast õngiselt segada. Muide, sealt nad tulevadki, ma lähen oma tutta. Ahoi, oli alles saab. Ma pole ammu sellist noosi saanud. Johannes, mis sa siin klikitad? Vaata, mis ma sain. Tead, kui tore vapp merel oli. Ja milliseid lugusid su vanema rääkis. Naera puruks. Sellest naasest, sellest jahimehest. See on minu vanaema ikka jahistaja. Ta on nagu täiskasvanud nimi. Mida sa räägid? Su vanaema jutustas veel, et kord kostnud merel väga kurba laulu. Mida ei saanud aru, kus see viisküll tuleb. Sõideti hääle suunas, sattuti ühele koledale kalale. No, su vanaema pidistab kohe kinni. Kõigati lugu kõht lõhki. Seal seeskond ütlesid 7 jahimeest. Kõik laulsid kurbi laule. Jahimees on kalade meelistanud. Miks sa midagi ei ütle? Sa oled õngitseja, eks? Tead, kui sul õng ära võtta, pole sa muutunud ülitult leht. Mida? Häbenatu. Ära siin kisa midagi. Vaata ette, jõehobu võib sul kinni keerata. Missugune jõehobu? No, Peru jõehobu, selline karbane. Mis sinuga juhtunud on? Hulluks oled läinud või? Oh, kus nüüd alles ütled, ossa. Mis ossa? Teadki õngitseja, parasiidid on nad, ja. Kus sa püssi võtsid? Mida sa siin teed? Varitse. Mida sa loll varitsed? Pühvlit. Millist pühvlit? Seda. Mida sa tas loll varitsed? No, kui tuleb lähemale, siis kargan välja. No, Panen viraka. miks? No, miks? Ma olen selline jahimees. Sina ju jahimees. Muidugi. Päh. Ära siin esine midagi, õngitseja. Jahimees! Õngitseja. Õngitsengi, kui tahan. Mis nädalapäev täna? Täna ma ei tea. Vastik lollakas. Mida? Annan $1 sellele, kes mind välja aitab. Mis teil on? Mürgitus, mind on mürgitatud. Mis te räägite? Keegi sinust nagu korreks, see on korreks. Vanaema! Mis läbi? Korreks, see on korreks. See on merehaigus selguri. Teate, aitab. Ma näitan teile veel. Mul on seda siiamaani. Ma võin teid kõiki ära osta. Merehaige. Too siis annan merehaige, see pole võimalik. Kõik on ka reili kohe. Hoida siin kalu. Minul pole üldse paha. No kus sul, sa oled lausa kaluriks sündinud. Kui püüaks nüüd õige haigi. Püüame. Hüva on. Aga mida sa siin teed, poja? Varitsed. Varitsed. Ega sa Vilma pole. Ütleb, et on jahimees. Mida? Mida? Hulk kõik õngitseja. Kõik tuleb ütlase. Oota, igavene poisi on tuksi keeranud. Läheb. Valvan. Õngitsejad kuhu peale. Noh, ära neist holi. See igavene džungli ja mida sa mu poisiga teinud oled? Jahimehe tegi. Kes sind palus vaatama, virutan sulle praegu kalade vastu peale. Oi, küll sa oled õudselt kaunge. Kuhu keegi poissi? Kuhu sa lähed? Lasen pühvli maha. No mine jälle pead hai kinni. Õigus, peame panema hai kinni. Johannes, mõtle järele. Ära ähvarda poissi. Näe, mis? See on limukas. Hai liistu alla läks sinna. Kes läks liistu alla? See on see hommikune limukas ja püüame kinni. Tee, mis tahad. Tütreke, asma hai kallale, ma olen päris ühinas. Asule. Vihmaussi püüab söödaga. Mis me söödaks panema? Sööda. Viska õnge sisse. Lähme haarmu turjast ja türime. On ta väga raske? Küll me ta välja peame. tule aga lähemale, mis sa muidu vedled? Inimene peab ju tööd tegema. Nähti kohe, nähti kaas. Võta nüüd kinni ja tirime. Korraga. Ei tule. Kus ta pääseb? Näeb, et keegi on maas kohe tuleb vaatama. Limukast tead on uudis niimoodi. Korraga. Ees.
muidugi, limukas on ohtlikum kui gorilla. ma ei jaksa. Teha see tõmb vastu pea. mida me siis teeme? kui ta käes on? Ruttu kätte tagasi enne, kui toas kõik ära lõhub. ta ei tule, no muidugi, too lebab nagu surnud. liiguta vähegi, kui sa juba söödaks hakkasid. Uss, lase. Tagasi läks. Oh sa kobage. võib-olla on nõnda otsas vaal. Kui vaala alla neelanud hai. ma lähen, Kuhu? Lähe kuhugi. ma lasen teid kõiki, kui mul on vaja torgata. Kuulad, teed kurtsu Laskiski ära või? kui seda ma talle ei kingi. Luirissuga, kas ta hullu võib pihta saab? Üritab oma arust jahimees olla või? jõude. äkki peaks politsei kutsuma? Mis see aitab? Puujag ei karda mingit politseid, ta ise on endine politseinik. Ta elab. elab? ja näed, tegi silmad lahti. rääkige, kas te saate rääkida? saan. tänan teid hoolitsuse eest. ma tunnen suurepäraselt. Mitut näppu sa näed? 5 muidugi. No siis pole viga midagi. Terve. ma nägin unes, jaa. ma nägin unes oma vanaisa. see oli ilus elu. olid pikad juuksed ja valged lõid. kõik rääkisid, et ma olen wunderkind. Mina tundsin ka kord ühte wunderkindi. Ta oli pisikene kui naer, aga mida kõike ta oskas. Alles hiljem tuli välja, et ta polnudki inimene, vaid hoopis pintsakuga siil. aga mina, uskuge mind, mina ei olnud siin, ma olin wunderkind. nojah, võimalik. kas te oskasite siis mingit pilli mängida või? viiulit. äkki mängiksite midagi? mängige jah. mingi jahimeeste marss. pane merelaud, selline ahoi ma ja mängin ainult klassikat. aga meil pole viiulit. mul on alati viiul. aga ma ei näe viiulit. mis sest ta ju mängib? räägib jah, kuramus. kes oleks võinud arvata, et temast veel asja saab? Suur tänu minule. Ole vait. mida sa teed? mängin klaverit. kus see klaver siis on? ma tahan klaverit mängida. järelikult on ta siin. mis nüüd, mulle tegutsemist tujub? mis lahti? Johannes. Ainuke. jaa, me tahame sõita puumareisile. Hawaii'le. tehtud, põrutame Hawaii'le. ammu pole neil söödes seilanud. ronime paatisse veel akna taga. tule, Johannes. kas siis selle kaardiga? ükskõik millise paikaga tule. noh, wunderkind, sõidame Hawaii'le. ainult koos viiuliga. ma võin viiulit mängida. muidugi. ja sina, vananeru. igavene kalmus olen mina. tule kaasa. nüüd veel. loll oled või? muidugi tuleb. Lähme vana. tee peal, teeme kuu peal olles tänu.